Laura tuli minu juurde koristama, tal oli veel siis juuksed olid lühemaks lõigatud, siuke poob oli hästi äge nägi välja. Ja siis ta lihtsalt terve see aeg, kui ta siin oli, ta lihtsalt tänitas minuga, lihtsalt õiendas nagu, et miks. Ja Urmasel oli siis suurest ehmatusest õngvett ette kukkunud. Väike vaen Urmas. Nii cute. Kell oli umbes 7 õhtul. Olin just möödunud ühest talumajast ja lähenesin raudtee kõrval olevale sillale, kui märkasin enda poole tulemas meest. Tere, armsad külmaväristajad ja Kikimooride sõbrad. Mina olen Taki. Ja mina olen Heidi. Me oleme saabunud suvesse, nii et kui te näete mind vibelemas või sügamas ennast või ohkimas, siis see on kõik sellepärast, et allergiad ja tere kevad. Aga üldiselt mul on nii palju rääkida. Oh no, kas see on nüüd hea või halb? Ja siis on Kikimoorid, #Kikimoorid hea. Okei, nii. Sest ma käisin nädalavahetusel matustel. Aga lisaks sellele me eelmisel õhtul tegime suure kaardipeo, ehk siis tõmbasime kaarte üksteisele ja nii edasi. Ja siis käisin matustel ja siis sellel päeva õhtul, kui me käisime matustel, otsustasime veel teha väikse koduse tondijahi Kikimoorid sellest pakist saadud kassipallidega ja telefonimeetodiga, sellepärast, et mu õe krundil asub üks maha jäetud maja. Või ta ei ole maha, ta jah, selles mõttes keegi ei ela seal, sest et see eelmine omanik suri ära ja siis kuulub see maja õele ja siis mõtlesime, et aga miks mitte. Ja tegime videokõne, siis panime pallid ja eriti väga, ühesõnaga, me saime väga imelik feedback oli nagu, mis vahepeal kõlas nagu keegi vastaks, aga seda feedback asja me oleme saadetes rääkinud ka, tondijahi saadetes, et see võib olla see elektrooniline teema, aga ühe korra läks ka hästi palju põlema, nii et see oli väga exciting. Aga põhiline asi, mis ma tahan rääkida, 2 asja, on see, et ma ei saanud reedel vastu laupäeva siis eriti hästi und ja magasime kõrvalhoones, nagu me ikka magame, mille esimesel korrusel on siis saun ja WC ja siis seal küljes on veel endine garaaž, mis on ka külaliste majaks ehitatud, aga kuna seda on kehvem kütta, siis me olime nagu üleval kontoris. Ja Daniel magas juba ja ma läksin vetsu vissile, koer oli ka oma pesas, keegi muga kaasa ei tulnud, kell oli mingi 5 hommikul või midagi sellist. Ja ma jätsin uksed paukile, sest et ma ei tea, keegi ei käi ringi nagu, et mul ei olnud mingit vajadust uksi kinni panna. Ja siis poolu unesegasena istun, pissin ja järsku kuulen nii selgelt 5 koputust. Ja ma olen nagu mingi, mis ma nüüd siis teen? Ja siis ma mõtlesin, mis ma ikka teen, et esiteks ma ei hakka sellele reageerima, sellepärast ma tean, et see ei ole, õde magas juba, lapsed magasid ja isegi kui nad ei oleks maganud, siis keegi ei koputa keset ööd saunamaja uksele või kuskile, isegi kui ta arvab, et seal keegi võib sees olla. See ei ole nagu asi, mida me teeme meie perekonnas. Siis ma pissisin ära ja läksin ülesse ja saatsin endale igaks juhuks e-maili ka, et mul oleks meeles, mis just juhtus. Ja siis ma järgmine päev oli saunapäev ja siis ma käisin ja testisin nagu erinevaid seinapindasid, et mille peale nagu võis olla. See heli oli täpselt nagu sauna uksele läks keegi koputanud. Õnneks ei olnud 3 korda, nii et Sikil juhtus ka. 3 või 5, nagu see on ei. Ja kusjuures, kui ma siis sellest hommikul rääkisin, siis tulid tüdrukud joostes alla ja ütlesid, et neil oli eelmisel õhtul täpselt sama olnud, et keegi koputas siis õe tütre toa uksele ja nagu mitmeid kordi. Nii et ja Miila oli ka selle tunnistajaks, ehk siis ma ei tea, keegi käis koputamas, siis me muidugi ka küsisime seda, kui me seda tondijahti tegime, et kes see siis nagu oli, et püüdsime aru saada, et kas see oli siis võib-olla mu vanatädi, kes oli seal veel ringi käis, aga pigem ma sain selle vibe, et ei olnud, et see oli keegi teine.
ja siis jätkuks eelmise saate teemadele, mis meil seal lõpus tulid. Laura on ju mitmeid kordi rääkinud, kuidas ta mind unes näeb. Ja siis sel korral, laupäeval vastu pühapäeva, mõtlesin ma, ma ei mõelnud midagi, ärkasime üles pühapäeval ja olin Laurat unes näinud. Ja minu uni oli siis selline, et Laura tuli minu juurde koristama, tal oli veel siis juuksed olid lühemaks lõigatud, siuke poob oli hästi äge, nägi välja. Ja siis ta lihtsalt terve see aeg, kui ta siin oli, ta lihtsalt tänitas minuga, lihtsalt õiendas nagu, et miks sa üldse koristanud ei ole, et mis sul viga nagu on. Ja siis ma lõpuks ma olin nii endast väljas, ma olin nagu mingi, Laura, lõpeta ära, mul on depressioon, sa tead küll, me oleme rääkinud sellest nagu, et sellepärast see mul abiks käiki. Ühesõnaga, ma olin täiesti juba nii endast väljas, kogu aeg lihtsalt käis ja tänitas. Ja võtan siis telefoni ja Laura kirjutab, muide, ma nägin unes sind täna. Ja tema uni oli siis selline, et ta tuli minu juurde, ta oli siin ainult tund aega ja ta läks minema ja ma ei kutsunud teda tagasi. Ja siis ma kirjutasin talle, Laura, sa oled midagi jätad rääkimata sellest osast, mis sa siin tund aega veetsid, et sa käisid siin ja tänitasid minuga, sellepärast ma sind tagasi kutsunudki. Ma tean küll, ma nägin sama und. Nii et nüüd me oleme siis Lauraga astraalmaailmas ka kokku saanud ja veel samaaegselt, mis on nagu fucking pöörane. Nii et I don't know, guys. Mul oli ka üks lollakas unenägu vahepeal, mis ajas mind nii närvi kui hirmule, kui ühesõnaga see kutsus nagu kõikvõimalikke emotsioone esile, sest ma ei ole juba aega midagi nii napakat unes näinud. Ja ma nägin unes, et Donald Trump tuli mulle külla, minu juures oli pidu. Minu juures oli pidu, tema tuli sinna, tema ei saanud üldse aru, miks keegi taga suhelda ei taha. Ta oli nagu täitsa segaduses ja vihane, nagu selles mõttes endast väljas ja lärmas seal ja lubas kõike halba teha. Ja siis ta hakkas Epsteinima, mis oli nagu, ühesõnaga kõik need lapsed, kes seal unes olid siis ja siis ma läksin ja panin talle kirvega vastu kukalt. Et keegi peab need asjad ära lahendama. Tõsi. Ja ilmselgelt mul on jumala kopp ees sellest teemast nagu. No vähemalt on meil Orban kukutatud, nii et midagigi head. Aga jah, ühesõnaga pöörane. Ja siis häid uudiseid ka veel. Meil on e-poes nüüd maailma ilusad tikitud Kikimoor kirjaga nokkamütsid olemas. Neid on musta värvi, neid on punast värvi, siuke veripunane ja neid on roosasi. Nii et kes veel ei ole näinud, minge vaadake. Ja ühesõnaga, ma olen nii uhke, need ei ole trükitud, need on tikitud. Ja sa oled väga tubli ja need tõesti on üli cute'id ja mõtlen, et peaks vist endale ka ikka tellima. Kuigi mulle see roosa väga meeldib. Nii, aga minge vaadake www.kikimoori.ee ja need ei kao sealt valikust meie teada veel esialgu kuskile, nii et meist olenevad põhjustel kindlasti mitte. Jah, et saate rahulikult raha koguda, kui tuleb tunne endale midagi head lubada. Nii, ja nüüd kui Heidi on oma mikri sisse ka lülitanud, saame lugude juurde minna. Ehk siis, kui te kõrvaga kuulete, et Heidi kõlab teistmoodi, siis see on sellepärast, et me saime aru, et midagi on viltu ja nüüd on kõik korras. Aga mina tahan teile rääkida Vaindloo saarest. Vaindloo saar on meil päris palju praegu uudistes ka, sellepärast, et selle kohal kogu aeg rikub Venemaa meie õhuruumi. Ja mul on allikaks siis selline artikkel aastast 2017, ilmus see siis Elukirjas ja kirjutanud on teksti siis Sulev Oll. Ja pealkiri on Kummitused ja tõsilood legendide saarel. Ja Vaindloo on siis meil Eesti kõige põhjapoolseim saar ja loomulikult siis selline, no üldse saared on väga creepid on ja minu meelest juba oma olemuselt. Ja ta on siis rohkem kui 0,5 kilomeetrit pikk ja mõnes kohas ainult paarsada meetrit lai. Ja kuni aastani 1933 kandis ta siis ametliku nime Stensker.
see on üldse ühesõnaga siis kummaline paik. Asub siis Vergi sadamast 28, Kunda sadamast 34 kilomeetrit eemal ja viimased asukad elasid siis seal 10ndate keskel, vaid mõned aastad siis selle artikli kirjutamisest tagasi. Seal elas siis piirivalvur nimega Nimrat Kütt ja tema viibis siis paarikümne aasta jooksul nädala ja paari kaupa seal saarel. Ja Kütt oli siis vist üks põhiline allikas, keda siis autor on siin kasutanud, aga ta oli siis väga sihuke tuntud Vaindlo saare esindaja, kes siis kõikjal Vaindlo saare kohta rääkis ja tal oli väga palju lugusid. Ja aastal 1938 ilmus ajalehes Uus Eesti üks artikkel pealkirjaga Üksindussaar Soome lahes ja seal oli siis sükene lõik. Polnud siis veel tuletorni ega elanikke, kui Vaindlo juures hukkus laev. Osa päästepaadiga lahkunud mehi jõudis õnnelikult rannale, kuid üks madrustest jäänud kadunuks. Surnuks arvatud madrus aga jõudis Vaindlo saarele. See oli tühi ja elutu. Toidu leidmiseks puudusid vähematki võimalused ning küllap mõistis merehädalinegi, et juhul kui üksikule saarele juhtu mõni kalurite paat tulema, et siis tema pääsemiseks pole mingit lootust. Ja ilmselt siis see lootus suri koos mehega, sest et artikkel jätkub. Kass, oled mul siin ees. Võõrastele vaid hauda, kus puhkab esimene saare elanik, kes tormiga pääses küll mere käes, kuid oma elu pidi ohverdama viljatule saarele. Nüüd ta lükkab valgust juba ära. Nii. Ja praegu siis enam seda hauda näidata ei saa. Aga ajalooliselt on siis isegi nõnda olnud, et see pindala on küll üsna pisik, aga tegelikult on sinna korraga mahtunud tuhandeid inimesi vähemalt mõneks päevaks. Ja lugu ise siis on järgmine, et see maailmasõda oli siis 41. aastal jõudnud sinnani, et Saksa väed lähenesid Tallinnale ja NSV Liit otsustas siis osa inimestest vedada toonasesse Leningradi. Ja laevu liikus küll hästi palju, aga Saksa lennuvägi tiirutas sama ägedalt, ma ei saa. Naasju lihtsalt teeb lollus. Tahab pai saada. Nii, aga laevu, ühesõnaga siis Saksa lennuvägi tiirutas samamoodi siis ägedalt nende laevade kohal. Ja mitu alust saidki siis tabamuse just seal Vaindlo saare lähedal. 2 neist läks põhja, aga reisijad siis mahutati 3. Nimrat Kütti väitel siis kandis see nimi, see laev nime Kasahstan. Ja siis selle laeva pealt siis, mis oli ka tegelikult tabamuse saanud, pandi siis rahvast Vaindlo ranna lähedal maha ja kindlasti oli siis seal umbes üle 2000 inimese neid merehädalisi. Ja hiljem viidi nad siis Suursaarele, sealt edasi siis Leningradi, aga et väga kitsas neil ei olnud, et kui hakata arvutama, siis igale hädalisel jätkus vähemalt 25 ruutmeetrit kivist pinda. No see on ju selles mõttes täitsa piisav. See on ju ühe toa suurune, jah. Aga ilmselt nad ei olnud ka väga kaua seal, et 4 surmast teateid ei ole. Ja küll on seal saarel olevat siis alles pada, millest siis merehädalistele suppi keedetud. Ja siis on üks lugu veel selline. Ma natuke pean scrollima, sest et tuletornist ma teile rääkima ei hakka. Aga tuletorn on seal loomulikult olemas. Ja seal on üks mälestuskivi, mis meenutas siis 1721. aastal uppunud Briti meremehi, kes siis seal saare lähedal põhja läksid. Ja nad on siis, see mälestuskivi vahetati välja aastal 1996 ja isegi president Lennart Meri käis seda avamas. Ja nii, nüüd ma jõuan siia, et Kütt kinnitab, et lisaks merehädalistele ja hülgeküttidele, saalaviinavedajatele ja majakavahtidele, piirivalvuritele ja rannakaluritele, kes kõik selle saarega on seotud, siis tegelikult tuletorni ülevaataja majas ka kummitab, et Kütt ütles, et temast möödus vahel otse kui külm õhuvool. Ja
niimoodi, me teame küll, kes ennast niimoodi endast märku annavad, issand, ma ei suuda rääkida täna. Aga Kütt ise ütles, et aga ju on hääd vaimud saare rahvas siiani hoitud olnud. Ja midagi müstilist pole kogenud ainult inimesed, näiteks siis üks suur hundikoer võis äkitselt paaniliselt pelgupaika otsima hakata. Ja ei tea siis, kes see küll olla võis, aga kui mandrimehed 44. aastal tuletorni taastasid, siis nad kuulsid, kuidas keegi öösel trepil nagistas ja õhtul haaki pandud kemmerguks oli hommikul avatud. Kemmergud on meil täna teemaks, tuleb välja. Ja siis on üks väga traagiline sündmus juhtunud seal saarel 59. aastal, kui siis suve keskpaigas kostusid saatuslikud lasud ja selle tagajärjel hukkusid siis tuletorni ülem, tema abikaasa ja 2 last, teise pere ema ja 2 mereväelast. Ja mõrtsukatöö pani siis toime üks sideüksuse madrus. Ta põgenes paadiga ja leiti siis Soomest Kotka linna lähelt surnuna ja ellu jäid siis kogu selles traagilises sündmuses ainult 2 väikelast, kes siis pidasid vastu, kuni nende isa tagasi jõudis. Aga Kütt ütles ka, et ilmselt on selle loo kohta kuskil arhiivides ka rohkem materjale, aga neid ei ole väga lihtne leida. Ja mis siis selle nagu põhjuseks oli, võib-olla siin artiklis ka spekuleerivad, et võib-olla siis vaimne tervis, aga ikka see on ikkagi tõsine mitmikmõrv, on ju. Ja siis on Peeter Peetsalu oma raamatus Merekultuurilugu kirjutanud, et enne vanasti ei olnud Soome lahe veed sugugi rahumeelsed. Röövlaevnikud kimbutasid alatihti seilajaid ja aeg-ajalt suudeti siis piraatide vastu ka edukalt võidelda ja nii pageski siis ükskord röövlikamp aeg ammu Mooni saarelt siia lähiümbrusesse varjupaika ja Vaindloo olevatki siis vanarahva mäletamist järgi, just selle järgi oma nime saanud, et saarel olnud vaenlase pesakoobas. Et esialgu kandis saar nime Vaendloo ja seda siis nimelt rannakeelse sõna vaendlane järgi. Ehk siis vaenlane või vaendlane. Aga teine legend ütleb, et saar on saanud nime algselt olnud hoopis Vaimloo, sellepärast, et rahvajutu põhjal nähtud selles paigas palju häid vaimusid. Ja 2017. aastal siis tegutsesid seal saarel 2 saarevahti, kelle nimed olid siis Vello Küla ja Villu Kirsimägi. Ja kui 2014 hakati saarevahti otsima, siis kandideeris ligi 400 inimest. Ehk siis 200 üksildust ihkavat inimest ühele kohale. Kas sa oled kunagi mõelnud selle peale või? Hullult palju. Ma ka. Nii palju mõelnud sellele, kuidas ma lihtsalt tahaks. Siin hiljaaegu otsiti veel mingile saarele vahti ja nagu mõtlesin lihtsalt mine aastaks ajaks istu ja kirjuta. Oleme Villu ja Vello. Oleme Villu ja Vello. Ma hea meelega läheks ja oleks. Täiega. Enne tuleb vist lapsed suureks kasvatada või? Jah. Ja. Igal juhul, kui teil õnnestub Vaindloole minna, siis mõelge sellele, kui huvitav ajalooga paik see on ja siin oli ainult killukene sellest ajaloost ja ma loodan ise ka sinna kunagi sattuda. Vaata, mul on nüüd ülihea meel, et ma oma lugude osas ümber mõtlesin enne, sellepärast, et meil nüüd tuleb veel üks teema siit kohe välja juhuslikult. Ja lähme sellise ägeda raamatu kallale, Igor Volke UFO raamat. Ma siin olen avastanud teda natuke aega ja mulle jäi silma üks lugu minu sünniaastast. Ehk siis 1988. Kui 1. juuli õhtul umbes kella 11:30 ajal olid 10-aastane Igor ja 9-aastane Urmas hilisele ajale vaatamata läinud siis Aegna saarel sadama lähedal rannakivide juurde õngitsema. Saare teema. Ja saare teema.
ja oli juba väga hämar, aga taevas oli selge ja korraga märkasid poisid siis taevas hõbedast kummuli pööratud taldrikut, mis lähenes linna poolt ja jäi hetkeks sadama lähedale metsa kohale seisma. Ja Urmasel oli siis suurest ehmatusest õng vette kukkunud. Väike vaene Urmas. Nii cute. Nii, Igori hüüatuse peale pissid mõlemad poisid jooksu siis oma selle suvituskoha poole. Esimese hooja hirmuga joosti majast mööda, peatuti ja arutati, kas minna sisse, kuid uudishimu sai võitu. Aga samal ajal oli see kahtlane objekt siis helitult ja madalal liikunud sinna Aegna saare Soome poolsesse külge. Ja poisid otsustasid ikkagi, et nemad on seiklejad, nemad ei lähe peitu ja andsid siis jalgadele valu, et järele ei võtta sellele asjale. Ja mereranda jõudes oli siis liiv kuidagi erakordselt kuum. Ja poisid siis tõmbasid kössi ja hetk hiljem heitsid kuumale liivale, et siis roomata mööda seda kuuma liiva metsavarju kuuskede vahele ja sealt siis vaikselt luuret teha, vaata, et mida see taldrik siis ette võtab. Ja siiski 9-10-aastane, I mean, neil oli... Lastel ei ole üldse ohutaju nagu. Ma ei tea, 2 vaprat ausalt nagu. Ja see hõbedane objekt siis, millest tulid 3 suunas värvilised kiired, oli sellel hetkel mõnekümne meetri kõrgusel õhus. Ja objekti läbimõõt tundus olevat mõnikümmend meetrit. Selle kõhu alt siis, sealt, kus need värvid muutusid, sealt keskelt, tuli siis alla maa peale siukene kahvatu valge valgusvihk. Ja hetk hiljem hakkas siis sellest taldriku kõhu osast eemalduma nagu mingi siuke väiksem objekt. Mingi siuke tumehall kübarakujuline mingi asi hakkas sealt välja tulema. Väiksem ufo. Sünnitav ufo. Emalaev. Literally emalaev. jah. T-särgile, palun pane kirja. Palun. Pane kirja, ma unustan ära muidu. See on nii hea, ma tahan ise juba seda T-särki saada. Nii, ja see pojakene siis, kes sealt kõhust tuli, oli 2-3 meetrise läbimõõduga. Ja laskus ja peatus siis ühe suure kivi juures. Ja valguskumas oli näha, kuidas sellest väljus väikese kasvuline, briljantroheline olevus, kellel oli peas kiivrit meenutav peakate. Ja pikad käed olid tal siis kuidagi siuksed väga mehaaniliselt liikuvad ja alad olid hästi jäigad ja tema selja taga oli variant A, kas saba või variant B, antenn. Ma ei tea, kumba usku te tahate? Saba võib olla ka antenn, võib olla mõlemad korraga. 2 ühes. 2 ühes. Nii, ja käes oli tal siis mingisugune kast või kohver või mingi siuke asi. Ja liikus ta siis veepiiril kivilt kivile ja leidis siis enda jaoks sobiva koha, pistis kohvri vette ja sellele järgnes helesinise auru eraldumine, mille taustal oli tugev sisin. Issand, kui detailne see kõik on. I know. Ikka Igor Valke nagu. No nii, ja ta siis võttis selle oma nii-öelda pagasi sealt veest välja uuesti, liikus tagurpidi nagu Michael Jacksoni see vaata. Moonwalk, jah. Nagu libisedes on ju, nagu moonwalk. Ja siis liikus uuesti oma selle kapsli juurde ja see kapsel pani Padavai emalaeva sisse plõksti tagasi. Ja üllatunud ja vapustatud poiste peade kohalt siis libises see alus tuldud teed tagasi. Poisid asusid seda jälitama ja peagi nähti sadama lähedal hetkeks seisatunud objekti. Kui see aga sattus Paljassaarelt tulevate piirivalveprožektorite vihku, lendas alus üli suurel kiirusel, kohe ikka palju kiiremini kui enne, kõik need manöövrid, Viimsi suunas. Oota, aga millal see oli? Ma sain aru, et see oli päeval. Ei, see oli õhtul.
aga kuidas see liiv siis kuum oli ja kuidas need, okei. seal No selle mis sallastab? taldriku all vist ma saan aru, oli liiv kuum. Okei, ma mõtlesin, et äkki päikesekuum. Okei. Ei, päikesekuum ta ei saanud olla, sest see oli 11:30 õhtul. See ikka, ma saan aru, et selle taldriku all nagu otseselt seal kuskil oli nagu ilgelt tuline. Okei. Nii, ja pani siis Viimsisse ajama ja järgnevatel päevadel vaevas siis poisse halb enesetunne, rusu peavalu, aga õnneks nende vaevused ei kestnud kaua. Ja aasta hiljem võis siis poistel täheldada kõrgendatud huvi anomaalsete nähtuste vastu, kuid ka varjatud hirmu, kui nad meenutasid tookord saarel juhtunut. No kõrgendatud huvi ei ole mingi asi, mida tasub täheldada, seda siin võib täheldada kõikidel Kikimooride kuulajatel. Just täpselt, meil on see üks ühine joon vähemalt. Jah, see ei ole kindlasti sümptom tulnukatega kohtumisest, aga kui sa midagi sellist näed, siis hirm võib saatma jääda küll, jah. Ja see on 9 ja 10-aastased ja juba see, et nad oli 11:30 õhtul omapäi mere ääres kalastamas, näitab, et see oli hoopis teine aeg. Tänapäeval ei, see vist ei ole isegi seadusega lubatud nii väikest last. Üks päev oli õhtu, tähendab, see oli mingi kella, oli ka äkki 11:30 või? Ja mul mees tuli koju ja äkki ma rääkisin seda juba või? Ei ole rääkinud. Igal juhul tuli mööda tänavat, sõitis koju ja siis nägi tänava ääres kõnnitee peal kõnnib siukene umbes Eeva suurune poiss. 11:30, kaisukas käes. Okei, no tema oli küll siis kuskilt plehku pannud. Ja ta nagu kohe ei reageerinud, vaata, kohe keeras nagu meie maja juurde ära ka põhimõtteliselt ja siis hakkas mõtlema, et kurat, et see on nagu veider, vaatas kella ja mõtles nagu, et ma ei tea. Ja see oli veel, sellel ajal, kui nagu läks varem veits pimedaks ka juba, ehk siis selleks ajaks oli nagu mõnda aega juba pime olnud. Ja siis ta läks ümber nurga ikkagi vaatama, et nagu see ei ole nagu päris okei vist. Ja siis ei olnud nagu kedagi enam näha ja siis ta tuli koju, siis ta rääkis mulle seda, siis ma lasin kõik postkastid läbi, sobratasin tuttavatele, et kas politsei on äkki mingi pressika välja saatnud, et mõni selline laps on kadunud, aga ei olnud ja ühesõnaga ma ei tea, see oli mega veider ja mingit õnneks kadunud keegi ei olnud, aga ma ei tea, midagi vist oli ikkagi nagu väga valesti. Või siis ei olnud lihast ja luust laps. Kusjuures see mõte käis mul ka korra peast läbi. Lihtsalt su mees on täielik skeptik, nagu me teame. Jah, endiselt. Aga kes ei ole skeptikud? Nii palju, kui meie teame. Meie YouTube'i memberid ja meie kullanunnud Patreonid ilmselt ei ole. Või kui nad on, siis nad on sõbralikud skeptikud, kes toetavad meid. Jah, oskavad hästi varjata seda. Ja, aga see ongi nüüd siin saates siis see koht, kus me teeme teile oma poolt tänukummarduse ja tuletame meelde, et patreon.com/kikimoorid ja YouTube'is siis Kikimooride membership või liikmelisuse syke variandike on olemas, kuhu klikkida. Kui teil on võimalik soov meid toetada, et meie see iseseisev podcast ikka siin jätkuks. Ikka ise edasi seisaks. Jah, et ise edasi seisaks ja me saaksime jätkuvalt tondijahtidel käia ja laiendada seda impeeriumit siin veelgi. Ja me pakume siis omalt poolt vastu boonusosasid. Iga saate lõpus on paar boonuslugu. Sel korral näiteks mina räägin oma vana-vanaisast teile. Üks kurioosne lugu, kuidas minu vana-vanaisa on lehevärgudele jõudnud. Ja jah, igas saates on siis ikkagi need boonused ka, kuulajakirjad omas ei ole, aga teistes on ja varem saate kätte ja tondijahid suisa nädal aega varem ja nädal aega on võimalik ka tasuta katsetada, vaadata Patreoni, et kas see võiks sulle sobida või siis vähemalt minna ja kuulata kõik boonusosad kiirelt läbi. Nii et ja vastata kõikidele pollidele, mis meil seal üleval on. Üks on veel üleval, aga ma vaatan, et seal juba rebib üks teema täiesti ette. Ma nägin ka ja nüüd ma täiega kahetsen, et ma sellel teemal enamus oma lugusi ära olen teinud. No vot, see on challenge accepted sinu jaoks.
aga kas äkki alustad tänamist Youtuberitest? Sel korral ma tean, on Daniel jõudnud oma nime ära vahetada, vähemalt oli tal see kalendrisse endale meeldetuletus pandud, nii et eelmine kord ta lihtsalt unustas, ta ei teadnud, me salvestame varem kui tavapäraselt. No täna me salvestame ka varem kui tavapäraselt. Jah. Aga meie armsad YouTube'i memberid, kõigepealt siis aitäh Vipp Külmaveristaja, Kaili Ugits ja siis suur tänu külmaveristajatele Steffi, Keidi, Murumaak, Birgit, Jane, Riin, Ave, Alice, Jaanika, Õnne, Maret, Egle, Liisi, Marek, Marek, mul on ilgelt suured musklid pildi peal. Marge, sorry, Õnneli, Kati, Saša, Maarja ja Pirjo. Ja aitäh Vipp külmaveristajad Indrek, Mumm ja Volkergeist, Anne-Mai ja nüüd on meil siis siin emoji mägi ehk siis taki, 3 pardikest, siis on 3 südamemusi puhuvat emojit ja 3 ämblikku ehk siis ämpu. Ja aitäh Kikide sõber Pilleriin ja Hufflepuff ja Vendli Heiks ja Evil Devil ja aitäh külmaväristajad Endre, Kelly Krekiga, Kerli, Merle, Shirley, Malle, Ketrini Krekiga, Kadi, Oliver, Krista, Viirastus, Veike, Päike, Krets, Valgesiil, Ellu, Helina, Liina, Kersti, Aksoteera, Erki, Maiken, Ansu, Marta, nimi veel kord muudetud, Ilona, Anne, Tondiste, Kristin ja Regli Y-ga. Ja aitäh Veronika, Kristi, No Name, Airi, Häli, Karena, Süvariigi kriminaalne Pippi. Petsu, Diana from the Moon, Kelly, Bell, Gratu, Käti, eksistentsiaalkriisis, paralleeldimensiooni, humanoid, ma ei suuda ka lugeda täna. Madara, Kiku Krissu, Heili, lihtsalt kõrvid, Seveliine, Torit, Dollhouse, stuudio kummitus, Nukud, Annette ja Paul. Super. Suur aitäh teile, et te meiega olete ja kui te ei saa toetada nõndaviisi, siis juba see, et meid siin jälgite ja olete ilmselt vajutanud subscribe ja vahel ka kommenteerite ja jätate 5-stari hindeid kohtadesse, kus see võimalik on, see juba aitab ka väga palju või panete autos mängima, kui teil sõbrad on autos, kes ei ole saadet võib-olla varem kuulnud või kui teile kuulub ma ei tea, mis meil on siin, need ilusalongid, kus meid kuulatakse, väga, väga hindame seda, aitäh ja tervitused kõikidele juuksuritele, kõikidele iluteenindajatele, kõikidele küünetehnikutele ja sest ma just kuulisin, et küünetehniku juures viimati meid kuulati, nii et siis väga nunnud olete meil siin. Aga ma lähen edasi ühe suht kriipers looga. Ja mille pealkiri, see on siis võetud ühest foorumist. Ma ei mäleta selle foorumi nime, aga see oli seesama foorum, kus olid need kummitusjutud mul pärit ükskord. Aga ma võtsin selle Wayback Machine'ist, nii et sest oli sealt juba ära kustutatud. Ühesõnaga, ma pidin minema. See oli mingi täielik, ma ei tea, kuidas ma selle leidsin. Ühesõnaga, on lühike vastus. On lugu. Ajanihe või kostüümipidu. Ehk siis nagu näha, ma otsisin ajanihete lugusid, siis ma kuidagi leidsin selle. Selle on kirja pannud Lee Stansfield ja asukohaks oli ta märkinud Stockport. Stockport on siis linn UK-s. Ja ta kirjutab nõnda. See juhtus 1988 või 89 aasta suvel, kui olin 18 või 19 aastane. Käisin tollal ühe tüdrukuga, kes elas mu vanemate kodust umbes 2 miili kaugusel. Tema juurde jõudmiseks oli 2 üsna kiiret teed. Üks viis läbi pool maapiirkonna, teine mööda suurt maanteed. Kuna oli ilus suveõhtu, otsustasin minna mööda maalilisemat teed ning keerasin kõrvalisele maanteele, et tema juurde jalutada. Kell oli umbes 7 õhtul. Olin just möödunud ühest talumajast ja lähenesin raudtee kõrval olevale sillale, kui märkasin enda poole tulemas meest, kes kandis põlvpükse, soni ning lükkas vanamoodsat puidust käsikäru. Kui ta lähemale jõudis, hakkasime teineteist vaatama teatava hämmeldusega. Mul olid tol ajal pikad juuksed ning olin harjunud, et inimesed vaatavad mind veidi kummaliselt.
Samas tundus ka tema mulle üsna veider. Oletasin, et ehk oli ta seotud lähedal asuva taluga ning kõndisin edasi. Siis läks asi veel kummalisemaks. Minu poole tulid 2 naist, kes olid riietatud nii, nagu mina oskaksin seda kirjeldada vaid hilisviktoriaanlikeks või varasedvariaanlikeks kleitideks, peas laia äärega kübarad. Taas vaatasime üksteist sõnagi lausumata veidi hämmeldunult, mõõtsime teineteist pikka pilguga peale asja ladallani ja kõndisime üksteisest mööda. Pärast veel mõne sammu tegemist, olles endiselt väga segaduses nende inimeste välimusest, pöörasin ümber, et neid uuesti vaadata. Selleks ajaks olin juba veendunud, et olin sattunud peale mõnele kostüümipeole minevale seltskonnale. Aga neid polnud enam kusagil. Selle aja jooksul, mis kulus neist möödumiseks ja ümberpööramiseks, ei oleks nad kuidagi saanud mööda teed edasi liikuda ja talumajja jõuda, sest see oli lähim hoone. Kogu kogemus raputas mind üsna korralikult ning kiirustasin edasi tsivilisatsiooni ja oma tüdruksõbra juurde, kus minu lugu võeti vastu üsna suure pilkamisega. Mis siis juhtus? Piirkonnas, kus ma elasin, ei toimunud ajaloolisi taaslavastusi ning selline riietus ei olnud 80ndate aastate lõpu suur Manchesteris kindlasti tavapärane. Ainus mõistlik seletus, mille ma suutsin välja mõelda, oli see, et olin kohanud inimesi, kes olid teel mingisugusele kostüümipeole, kus külalistelt nõuti viktoriaanlikku riietust. Ometi, isegi siis, kui nad oleksid kiiresti põllule jooksnud või mõne müüri taha peitu pugenud, ei olnud võimalik, et nad oleksid nii kiiresti silmuist kadunud. Nii et minu otsus on siin, et see oli ajanihe või vähemalt üliäge mõistatus. Crazy. Täiesti. Ja mitte ainult üks inimene, vaid 3 inimest. Otsuse osas ma olen nõus sinuga. Ma ei hakka ka siin selles mõttes ajanihe, mis ajanihe. Ja tähendab mitte, et ma ei hinda, kui inimesed kostüümidele nagu panevad suurt rõhku, aga lükata vanamoodsat puidust käru, see on juba siuke sammuke edasi minek. et jah, ja just seega, et nad vastastikku nagu olid hämmeldunud, sest 80ndate aastate pikka juukseline kutt on ju ilmselt mingi teksa või mis iganes on ja T-särk, see kõik paistab väga veider inimesele, kes elab 19. sajandi lõpus 20. sajandi alguses, nii et Teeme nüüd kiire kummitava tripi Lasnamäele. No teeme. Kus meie käisime ju kunagi täitsa esimene meie tundijuht vist oli seal või? Kiki tõmbama. Jaa, oli ja. On ju? Jah. Ühesõnaga, Reddit, ma olen tagasi. Ja lugu siis selline. Kolisin Lasnamäele ühte korterisse, mille üür oli kahtlaselt odav. Omanik ütles, et eelmine üürnik oli kiiresti välja kolinud, aga ei täpsustanud, miks see nii oli. Esimesed päevad olid täiesti normaalsed, aga siis hakkasin märkama, et asjad ei püsi seal, kuhu ma need jätan. Alguses olid need pisikesed asjad, näiteks võtmed ja pult. Mõtlesin, et olen lihtsalt ajameelne. Umbes nädal, issand, ma võin rääkida. Merkuur on veel kalades sellepärast. See on keelesõlma või? Ja, kalad tõmbavad keelesõlma. Umbes nädal hiljem hakkasin öösiti kuulma samme. Need ei olnud valjud, aga rütm oli täiesti selge. Selline tunne, nagu keegi kõnniks minu kõrval edasi-tagasi. Kõige veidram oli see, et kui ma siis tule põlema panin, jäi kõik jälle vaikseks. Ja nagu ma tule kustu panin, hakkasid sammud uuesti. Iik! Õigustik. Suht nästi ja. Tõesti panekski, sellepärast mul on igal vahel ja tuled nagu, mul ei ole vaja seda sitta, sorry. Lõpetage. Ühel õhtul ütlesin pool naljaga, kui keegi siin on tõesti, siis lõpeta ära. Ja see hetk jäi kõik kohe vaikseks. Paar päeva hiljem ärkasin selle peale, et keegi justkui istus minu voodi servale. Madrats vajus reaalselt alla. Ma ju ei liigutanud. Ma ei julgenud isegi hingata. Aga siis see raskus kadus aeglaselt. Viimane asi, mis minuga seal korteris juhtus, oli see, et ma nägin varju. Mitte mingit selget kuju, aga nägin midagi esikus liikumas. See ei olnud kindlasti valgus. Siis ma kuulsin köögist,
kuidas kapp tugeva pauguga kinni läks? ei, see on nii aktiivne korter ju, appi. Põhimõtteliselt järgmisel päeval pakkisin kõik asjad ja otsustasin välja kolida. Omanik ei olnud kusjuures üldse üllatunud. Oh no, see omanik, kui sa mind kuulad, siis kutsuge külla. Kutsuge külla, me tuleme vaatama. Äkki jääme kauemaks kui 2 nädalat. Ei jää, ei jää, me jääme üheks õhtuks. Vot, nii kriipers. siuke kriipers ja boonuses saab ühe väikse kummitusloo Tartust. Aga siis ongi paras hetk siin praegu otsad kokku tõmmata ja nagu me mainisime korduvalt, siis teatud seltskonnaga liigume me edasi saate teise poolde boonusosadesse, aga sellest me ka rääkisime, kuidas meiega seal kaasa tulla. Ärge unustage, et kikimoorid.gmail on koht, kuhu te saate lugusid saata ja saate teinekordki siukseid üllatussaateid, nagu me eelmine nädal pakkusime teile. See oli nii vahva tegelikult ja need lood olid nii pöörased, ma ei või. See on üks parimaid saateid, mis meil on olnud üle pika aja. Vähemalt kogu nende erinevate emotsioonide poolest. Ja mis siis ikka, seniks püsige kõhedad. Aga ma siis täidan oma lubaduse ja räägin loo oma vana-vanaisest. Tema on siis minu emapoolse vanaema isa. Ja see artikkel ilmus juulikuus 1958 väljaandes Koit ja pealkiri oli Siis, kui kirikust tuldi. Ja mu ema ei olnud siis veel sündinud, küll aga oli mu vanaema rasedamast, ehk siis mu ema sündis novembris. Et see oli siis selline aeg, kus olid vanaema olid üsna värskelt abiellunud ja seal kokku hakanud, aga polnud veel Tartusse kolinud.